Tervist! Jah, ma olen siis tõepoolest Maaülikoolist ja kuigi siin esimesel joonisel või pildil on ilus mets, siis minu esimene mõte ei ole soovida seda maha võtta, nagu meie ülikooli kuvand ette näeb, et meil on ka tegelikult teistsuguse mõtlemisega inimesi. Ja ma natuke räägin siis tõepoolest maismaa ökosüsteemidest, et millised maismaa ökosüsteemid tulevad kliimamuutustega paremini toime, millised kehvematega. Ja ma väga niimoodi süvateaduslikuks ei lähe, et selles mõttes, et ökoloogid tõenäoliselt midagi uut teada ei saa, aga äkki lihtsalt kordamine on tarkuse ema tüüpi lühike ettekanne. Ma alustan sellisest klassikalisest näitest, ütleme ökoloogias, mis läheb ka sotsiaalteadustesse, on see Lihavõtte saare näide. Kes ei tea, siis Lihavõtte saar on seal all nurgas kaardi peal ka ära mainitud 3000 või ära toodud 3000 kilomeetrit isoleerituna niimoodi läänes Lõuna-Ameerikast. Ja kui see saar kunagi avastati 1772 vist, siis sealt leiti selline üsna primitiivne rahvastik, kellel ei olnud erilist kirjakultuur. Nad olid suhteliselt seal kiviajas ja nad ei osanud väga hästi seletada, kuidas need kujud sinna said. Ja hiljem on siis ilmnenud selle asja taga on puhtalt kohalike metsa ökosüsteemide hävimine. Ehk et kunagi oli seal Lihavõtte saarel suhteliselt arenenud ühiskond, seal oli 2 rivaalitsevat poloneeslaste kogukonda ja siis nad seal saare keskel olevast kivimurrust siis võidu raiusid neid kujukesi välja ja veeretasid neid siis erinevatesse paikadesse üle kogu saare ja selleks läks vaja hästi palju tarbepuitu. Aga mingi hetk siis, kuna need rituaalid, need usurituaalid või mis iganes seal seotud olid loomulikult olulisemad kui loodus, eks ole, nagu meil ikka ühiskonnas on, siis sai see mets otsa ja uut metsa juurde ei kasvanud, sellepärast et esiteks tõenäoliselt väga tuuline koht ja mulla erosioon on päris tugev, eks ole, kui mets maha raiuda. Ja puudub ka selline looduslik seemnekülv sinna, sellepärast et on niivõrd isoleeritud ökosüsteem. Ja siiamaani kõik need katsed metsa ehitada või uuesti istutada sinna on ka nurjunud, sellepärast et seal on liiga tuuline ja liiga kehv muld. Aga siis toimuski see, et see ühiskond seal paari inimpõlve jooksul hinnanguliselt totaalselt mandus sellest keerulisest rituaale täitvast ühiskonnast sai põhimõtteliselt primitiivne kaigastega üksteisega kaklev ühiskond, kes ei osanud siis mingisugust selgitust anda sellele, kust kohast need kujud tulid. Nii et ei ole üldse nii, et loodus meie elu kuidagi ei reguleeri kõige põhialusemalisel viisil, et see on väga fundamentaalne selleks, et me saaks üldse seda sorti elu üleval hoida, nagu meil on. Ja põhimõtteliselt me läheme täpselt seda sama teed pidi nagu Lihavõtte saar globaalsel skaalal, eks ole. On see ületarbimise, maaressursside ületarbimise graafikud juba enne minu sündi juba olid punases, ehk et me tarbime rohkem ressursse, loodusressursse globaalsel skaalal, kui meil on. Peamiselt just nimelt metsa ökosüsteemide raiumisega, et siin on üks lihtne graafik, kus on näha siis, kui palju tuhandeid ruutkilomeetreid me iga aasta metsa kaotame. See on enam-vähem viimasel ajal siin 250 000 ruutkilomeetri peal, mis on siis umbes Suurbritannia pindala. Ja valdavalt need ökosüsteemid, mis kaovad, ütleme, umbes pooled neist on primaarsed metsa ökosüsteemid ehk siis põlised jürgmetsad. Nüüd neid jooniseid juba näidati. Ma ei hakka nüüd põhjalikumalt rääkima, aga põhimõtteliselt, mis see toob kaasa, see kliima soojenemine on, meil on samasugune olukord nagu seal Lihavõtte saarel, aga lisaks sellele ilmaolud lähevad aina hullemaks, ehk siis põuad lähevad aina pikemaks, kui sademid tuleb, siis need on aina intensiivsemad. Ja need ökosüsteemid, mis meil on, need ei ole enam
primaarökosüsteemid, sellepärast et nüüd siin Taavi Liblik rääkis sellest, kuidas meri põhimõtteliselt omastab või võtab endasse ligikaudu 90% sellest üleliigsest soojusest, mis maale tuleb, eks ole. Ja maismaa ökosüsteemid väga seda soojust sisse ei võta, sellepärast et nemad toimivad teistmoodi. Maismaa ökosüsteemid nimelt püüavad eirata seda liigset soojust ja elada samamoodi edasi, nagu nad on elanud, ehk et nad reguleerivad ise seda ökosüsteemi sademete hulka, temperatuuri, veerežiimi ja nii edasi. Et siin on need näited sellest, kuidas Amazonase vihmametsad, eks ole, kutsuvad ise teatud bioloogiliste volatiilide õhku paiskamisega lihtsalt vihmasid ise esile. Ehk nad reguleerivad ise, millal vihmahooaeg algab. Et see on suhteliselt keeruline protsess. Siin oli just eelmine aasta üks Nature artikkel, kus ka Heiki Junninen oli kaasautor, kellega me koos siin olime hiljuti Arktika professorid. Et see on siis selline see pilve tekkimine, sellest ka rääkis Velle natukene, et seal on ka bioloogiline osa oluline ja lihtsalt paljud ökosüsteemid ise mõjutavad seda, kuidas seda teha ja nad ei tegele mitte üksnes siis vihma esile kutsumisega, vaid ka teevad temperatuuri enda sees jahedamaks või siis soojemaks vastavalt sellele, kuidas need eelistused on. Siin on pilt Puhtu metsast, see on siis iidvana salumets Puhtu laiul, kuskil ütleme 2000 aastat tagasi Puhtu lai tuli maa peale veest maakerke tõttu. Nüüd see ongi saareks juba muutunud ja see salumets arvatavasti seal umbes samal ajal välja kujuneski. Et ta on meie praegusele kliima jaoks tegelikult ütleme 1000 või 2000 kilomeetrit liiga põhja pool. Et tegelikult sellised metsad peaksid olema looduslikult omased Kesk-Euroopale, aga kuna need metsad on võimelised ise oma temperatuuri reguleerima, siis ta on lihtsalt suutnud kõik need paar tuhat aastat püsida sellisena, nagu on. Aga selle püsimise aluseks on ikkagi see, et tegemist on, ütleme siis, põlise ökosüsteemiga. Ja see peab olema elurikas. Ehk see elurikkus ei ole lihtsalt mingisugune puukallistajate välja mõeldud kontseptsioon, kuidas lüpsta riigieelarvest raha või midagi sellist, vaid see tõepoolest on see viis, kuidas ökosüsteemid puhverdavad kõiki neid üleliigseid kliima, ütleme siis, äärmuslikke ilmasündmusi näiteks, nagu näiteks põuda või liigniiskust, et kui meil on üks elurikas ökosüsteem ja kui sinna sajab liiga palju vihma korraga maha, siis suur osa sellest ikkagi imbub maasse. Aga kui see üleliigne vihm sajab näiteks põllule, siis suur osa sellest voolab lähimasse jõkke koos suurem osa mullaga ja ülejäänud aurub ära, eks ole. Siin on üks äärmiselt lihtne skeem sellest, kuidas aasta-aastatine kõikumine, kuidas ökosüsteemi elurikkus puhverdab seda. Ehk et meil on niisugune tüüpiline pilt. Ma elan ise Tartus, Tartu linnas. Ma näen, et need kohad, kus inimesed 2 korda nädalas muru niidavad, mis on väga paljud krundid, eks ole, seal on tavaliselt juba jaanipäevaks muru koltunud. Aga need kohad, kus niidetakse vähem, harvemini ja kus see muru on mitmekesisem, siis see püsib ikka peaaegu juuli lõpuni mõnikord roheline. Ja see puhtalt on lihtsalt see tõenäosus, et kui ökosüsteemis selles rohurindes leidub ainult paar liiki ja kui sa 2 korda nädalas muru niidad, siis lihtsalt ülejäänud liigid surevad üleliigse stressi tõttu välja, siis põuaperiood lihtsalt kuivatabki läbi need paar liiki, sellepärast et seal ei ole tõenäoline, et leidub mõni liik, mis suudaks seda põuaperioodi paremini üle elada. Nii et mis tahes, ökoloogias on tehtud sadu erinevaid välikatseid, kasvuhoonekatseid ja nii edasi. Need kõik näitavad seda, et mida mitmekesisem on taimkate ja taimkate tavaliselt moodustab ikkagi
üle 90% sisuliselt kõikidest maismaa ökosüsteemidest biomassi suhtes, eks ole, mõned üksikud ökosüsteemid on, kus on selle osakaal väiksem, nagu mingid koopa ökosüsteemid ja nii edasi. Et igal pool on taimede elurikkus see, mis muudab ökosüsteemid stabiilseks. Ehk et see puhtalt see maismaa ökosüsteemide võime kliimamuutusi üle elada, neid manageerida ja puhverdada nii, et need ökosüsteemid annavad meile neid samu ökosüsteemi teenuseid, millega me harjunud oleme, näiteks veerežiimi kujundamine põllumajandusmaastikel ja muu säärane väga praktiline. Selleks peavad olema seal ümberringi piisavalt elurikkad ökosüsteemid. Nüüd eelmine nädal tuli välja see Meelis Pärteli juhitud artikkel tumedast elurikkusest ja selle töö siis põhitulemus on see, et see elurikkus on igal pool negatiivselt inimmõjuga seotud, aga seal on ka see oluline aspekt, et see negatiivne mõju taimkate elurikkusele on väga tugev ka nendes ökosüsteemides, kus üldse ei tundugi, et kuskil läheduses oleks suurt inimmõju. Ehk et see inimmõju kuidagi täiesti on imbunud globaalselt igale poole, et ma ise tegin selle projekti raames välitöid Teravmägedel, kus inimmõju on tõesti väga väike, aga ometigi see tume elurikkus on seal suhteliselt suur, hoolimata sellest, et seda inimmõju lähedal üldse ei ole. Ehk et selle inimese tegevus globaalsel skaalal muudkui vähendab meie elurikkust. Ja nüüd, kui minna siis metatasandile, mulle tundub see keeruline aspekt, kuidas looduse hoidmisest või selle väärtusest aru saada, on see, et meil on igal juhul, eks ole, kogu meie maailm, maismaa ökosüsteemid on killustunud. Inimene muudkui lõigub, teeb omale vahelduseks maju ja teid ja kõike muud, eks ole. Ja siis, kui me tahame säilitada näiteks seda ühte ökosüsteemi seal keskel, siis tegelikult selle ühe ökosüsteemi hoidmine absoluutselt me ei saa piirduda ainult selle kaitsmisega, vaid tegemist on võrgustikuga. Et mis tahes loodust me silmas peame, see kõik on omavahel väga tihedalt läbi lõimunud võrgustik. Et samamoodi, see on see põhjus, miks seal Lihavõtte saarel asjad nii kiiresti, nii untsu läksid, oli see, et ta on hästi isoleeritud ökosüsteem. Ja see looduse hulk, see võrgustik peab olema piisavalt tihe, et see loodus funktsioneeriks seal sellisel viisil, nagu me harjunud oleme ja nagu me eeldame, et ta funktsioneerib. Et ma alati tudengitele rääkides toon võrdluseks kalavõrgu näite. Et ütleme, kui meil on kalavõrk ja me seda vahepeal ei paranda, sinna tulevad aja jooksul mingisugused augud sisse, eks ole, jäävad kivide taha kinni, mis iganes, siis mingi hetk lihtsalt see kalavõrk enam kalavõrguna ei toimi. Me võime ta sinna merre panna, aga midagi ta enam kinni ei püüa. Ja need ökovõrgustikud on täpselt samamoodi, et kui seal ei ole seda piisavalt tihedat lõimingut nende osa koosluste vahel, on need siis ökosüsteemid, populatsioonid, ükskõik mis looduse tasandist me räägime, siis see võrgustik lihtsalt lakkab toimimast. Ja üks selline kuidas ütlen, siis aluspiir, kust kohast alla enam minna väga ei saa, on see, et kui meil on alla 30% pindalast on siis loodus, siis see on täiesti miinimumtasem, kus veel loodus funktsioneerib. Et see on üks kolmandikust reegel, mida Ilkka Hanski, Soome väga väljapaistev ökoloog, arendas, on ka eesti keeles olemas tema raamatus Sõnumeid saartelt. Ja siin on üks näide lihtsalt Brasiilia atlantiliste metsade pisiimetajate liigirikkuse kohta. Ja see on näha siis 100 ruutkilomeetrisel laigul, kui suur hulk või kui suur proportsioon
oli metsa, see on siis seal X-teljel, kas ta oli 10, 30, 50 või 100% metsa, ja siis see liigirikkus on siis sellel Y-teljel. On näha, et see piir on seal kuskil 30 natuke allapoole. Kui see ökovõrgustik läheb nii hõredaks, siis lihtsalt need ökosüsteemid kollapseeruvad. Ja nüüd, kui lõpetuseks tulla poliitika juurde või ütleme siis sellisel viisil, kuidas me reguleerime seda, kuidas me ökosüsteeme kaitseme, siis ongi nii, et Euroopa kõige suurem rahvuspark on see Gröönimaa rahvuspark, mis on peaaegu 1 000 000 ruutkilomeetrit, asub seal, kus ei ole sisuliselt ühtegi inimest. Loodust seal ka väga palju ei ole, kui me liikidest räägime. Ja see rahvuspark on sisuliselt sama suur kui kõik kaitsealad kogu Mandri-Euroopas kokku, mis on siin vasakupoolsel joonisel. Et see mõte on olnud selles, et paneme selle kaitstava looduse kuskile tagumisse nurka ära ja siis me saame toimetada siin koha peal. Aga üldiselt ei saa. Et see 30% miinimumpiirmäär on ikkagi absoluutselt juba üldtunnustatud, et alla selle me ei saa looduse osakaalul lasta mitte kuskil, ütleme siis sellisel fraktaalsel ruumiskaalal, kui me läheme, ütleme, 20 hektari suurusele alale ja suuremale, siis kogu aeg võiks ikkagi olla 1/3 sellest loodust. Aga siis see on täpselt see, kuidas poliitikud on seda asja spinninud teistpidi, et kui me paneme 30% määra, et see on miinimum, siis mingi hetk jälle juhtub see, et kus öeldakse, et see 30% on maksimum. See on täpselt nagu oli teadusrahastusega, kus ühiskondlik kokkulepe oli see, et teaduse rahastus on minimaalselt 1% riigieelarvest, aga nüüd, kui poliitikud iga aasta seda kärbivad natuke, siis nende põhjendus on see, et me ei saa neil anda rohkem kui 1%, eks ole. Et nii oli kokku lepitud. Ja viimane slaid. Et selle tõttu, mulle tundub, ma ei ole küll ise looduskaitse, vaid lihtsalt ökoloog, et ainus võimalus selleks, et seda asja hoida üleval, seda loodust, on võtta see range kaitse alla. Et see on Taranaki mägi Uus-Meremaal, see on üks kõige, ütleme siis, loodusteadlikum, keskkonnateadlikum ühiskond üldse maailmas. Seal mäetipu ümber on 10 kilomeetri suuruse raadiusega ring, mis on siis range looduskaitseala. Ja on näha, et ükskõik kui rangelt kaitstav loodus ka ei ole, siis see, niipea kui see looduskaitseala ära lõpeb, siis ühisvara seadus ikkagi sunnib kõiki neid loodusressursse ära kasutama. Nii et ühesõnaga, looduse kaitse on tegelikult meile endale vajalik, seda maismaa ökosüsteemide kliimamuutusi suudavad puhverdada ainult põlised traditsioonilised ökosüsteemid, mis on kaua aega olnud, mis on liigirikkad. Need peavad olema piisavalt sidusalt. Ja kliimamuutused on küll võib-olla globaalsed, aga nende mõju on hästi lokaalne selles mõttes, et kui me tahame ikkagi näiteks Eestis toitu kasvatada ja see maailmakord läheb aina isolatsionistlikumaks, et aina rohkem me oleme sõltuvad iseenda toidu kasvatamisest, siis selleks, et me saaks Eestis toitu kasvatada, peab meil ikkagi see looduse puhver, see võrgustik olema igal pool. Aitäh! Nii, aga suur tänu Laurile, et natuke muret tekitava, nagu kõik need ettekanded on olnud, kuid siiski ka selliseid kasulikke näpunäiteid jagav ettekande eest. Meie aeg on põhimõtteliselt läbi. Ma oma juhi moderaatori rollis lubaksin ühe kiire küsimuse ennem, kui me teeme väikese pausi. No suhteliselt kiire, aga oleks ebaõiglane jätta Lauri ühest küsimusest ilma. Ei, Velle tahab küsida. Aitäh, väga huvitav ettekanne, et globaalsete kliimamuutuste suhtes on ju maismaa ökosüsteem ikka kriitilised siis kliimaneutraalsuse saavutamise mõttes, et täna maismaa ökosüsteemid endiselt seovad
süsinikku, aga kui meie kliimamuutused jõuavad sinnamaale, et nad hakkavad emiteerima, et siis me oleme suures hädas. Et nendest ökovõrgustikest rääkides, et on troopilised vihmametsad, boreaalne mets on, millest räägitud selliste globaalsete murdepunktidena, et kus maal see teaduslik teadmine selliste seal võrgus nende kriitiliste elementide just globaalses mastaabis nüüd selle globaalse kliima ja elurikkuse niimoodi vastasmõjus täna on? No tähendab, võrreldes nüüd selliste füüsikaliste protsessidega on need ökoloogilised protsessid ikkagi suhteliselt elupaiga ja ökosüsteemi spetsiifilised. Et kui meil on mingisugune mets kuskil, ütleme, Kongos või on niisugune mets on Eestis, siis nad on väga erinevad metsad esiteks ja nad on ka väga erinevates nendes kliimamuutuste hoovustes ja seetõttu ongi väga raske sellist ühtset teadmist omada, et see on kõik hästi spetsiifiliselt nende ökosüsteemidega seotud. Aga tõepoolest on nii, et need metsad, mis meil Eestis on, need majandusmetsad, kus on ühevanuseline puistu, mis on kuni 60-70 aastat vana, mitte rohkem, siis ökoloogi seisukohast väga suured määral need metsale omased ökosüsteemi tunnused seal üldse veel ei olegi välja arenenud, et see asi ei jõuagi üldse ökosüsteemina toimima hakata, enne kui ta jälle lagedaks võetakse. Ja seetõttu see kliimamuutuste siis, ütleme, see süsiniku sidumine, see ei jõuagi tegelikult üldse veel korralikult pihta hakatagi. Ja juba tuleb uus häiring ja see kõik põhimõtteliselt läheb õhku tagasi, eks, et selles mõttes minu meelest see üleüldine võti on ikkagi see, et need ökosüsteemid peavad olema piisavalt vanad, siis asjad toimivad. Ja, aga selle sõnumiga me lõpetame selle poolse. Täname Lauri.